Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Mu tee viib üle Kaugemäe. 19–21 juuni 2026 Saaremaal Eiste Toomatalu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. Kas valitseva kliki diktaadi huvides toimub teadustehnilise kaadri hävitamine nagu nõukaajal? Koroonapandeemia näitas ühiskonnal selgelt, et teadus, mida me kunagi usaldasime, pandi tööle poliitiliste huvide teenistusse ning kogu teadus muutus tugevalt politiseerituks. See on üks eredamaid näiteid teaduse politiseerimisest. Me ei hakka praegult rääkima, mis asi on teadus, seda ei ontoloogiliselt või ka seda, et kuidas me teame, et on teadus, ehk siis epistemoloogiliselt, vaid ma räägiksin enda nägemus sellest ja proovin ka seda seletada, et kuidas me tajume teadust, ehk siis fenomenoloogia. Et juba õige mitu aastat tagasi, see on Aristoteles, kes sündis 384 enne meie ajaarvamist, ta kirjutas Nikomakose eetikas, et kui me ükskõik kui õilse asja läheme uurimise alla võtame, siis me üllatume, et see hakkab ajuma ja muutub isegi lõpuks vastuoluliseks. Ja nii on teadusega. Aga kus on teadus, seal on ka teadlased ja paraku kus on teadlased ehk inimesed, seal on poliitika. Ja ma just mõtlen täna rääkida sellest kolmest kombinatsioonist teadus, teadlane ja poliitika, sellepärast, et selle üks minu jaoks olulisemaid osasid on ka vastutus. Nüüd ma lappan siit Raivo jutust niisuguse põnevaid kohti, mida ma kirja panin, oligi see, et teaduse kolmas faas on kriis. Kriis ei ole siis mingisugune paha seisund, kriis on seisund, mis näitab ära olukorda, kus kohas on vaja teha kardinaalseid muutusi. Põhimõtteliselt on vaja käsitluse aluseid muuta, et edasi liikuda. Ja siis sellele järgnes see 4. etapp teadusrevolutsioon ja 5. etapp teadus, sinnamaani me ei ole praegu veel jõudnud. Aga see kriisifaas on praegu tõenäoliselt olemas. Minu arust see on igavikuline probleem, et kas tegelikult Raivo Paala tõstatas ka selle ilusti selle küsimuse, et kas majandus teenindab inimest, eks ole, ja kas teadus peab teenindama inimest või hoopis poliitilise ringkondi. Ja siin tekib tegelikult küsimus selles, et mis õigus meil siis kehtib, et kas rahvusvaheline õigus või tuleb välja, et meil see ei kehti. Ainus, mis meil kehtima on hakanud, on tugevama õigus, aga kui meil kehtib tugevama õigus, siis meil ei kehti ju teadmiste põhise riigi kontseptsioon, eks ole. Absurdiga täiesti nõus, et me oleme jõudnudki siis absurdi ühiskonda, kusjuures Nõukogude Liit ikkagi suutis ju ütleme, et kasvatama hakata või ta suutis teadvustada, et nad hakkavad ikkagi, et on vaja vastavat inimest ka ehk homosovjeetikust ikkagi kasvatama hakata. Aga praegune ühiskond on selles suhtes nagu kalendriga nagu maas, et me ei teagi ise ka enam, keda me kasvatame ja mis on selle tagajärjed nii edasi. Et meie omal ajal jõudsime sellise definitsioonini, et keda meie ühiskond praegu kasvatab, siis on homo sataanikus pigem. Et ta ei tegele ka sellega, et tal endal hea oleks, vaid ta lagastab kõiki vastavalt võimalustele enda ümber, ei ela ise, ei lase teistel ka elada ja see on muutunud kultuurinormiks. Sellistel juhtudel, kui ma loen mõnda teadusnõukogu esildist jälle ja proovin siis leida, et milliselt koguti lähteandmeid ja milline oli metoodika, kuidas neid töödeldi, siis enamasti neid ei ole. See näitabki minule, et on tegemist pseudoteadusega, kuna ma ise olen siis ma ei saa seda kritiseerida, lihtsalt ma jään sellest kõrvale. Ja ma pean ikkagi metoodilist kontrollitavust ja lähteandmete kontrollitavust väga oluliseks nii teaduses kui haridusalusprogrammide koostamisel. Me arvame, et me saime vabaks, aga vabadus on see asi, mida ei kingita. Me peame sellest iga päev
seisma. Ja võt artikkel 13 ja konventsiooni artikkel 53 koos toimes annavadki tegelikult meile ülihea võimaluse. Ehk kui meil algselt oli tõlgitud, et artikkel 13 on tõhus menetlus enda kaitseks, siis me teame neid tõhusaid menetlusi, 10 aastat menetled, siis saab teada, et sa ei varastanudki, vaid sinult varastati ja hea tunne on. Aga nagu mul üks sõber kunagi küsis, et kui ma olin rõõmus, et ma kohtus võitsin, siis ta küsis, Raivo, et mida sa võitsid? Sa lihtsalt kaotasid. Ja see tõhus menetlus on nagu kafkalik protsess. Tegelikult selle artikli olemus on tõhus õiguskaitsevahend. See tähendab seda, et selle see õiguslik vahend on argumenteeritav väide. Aga Tiit Madissoni raamatust ei kippu, ei kõppu, ei ükski meedia vaikib, aga Sündikat, nii populaarne raamat, et oi. Et nüüd ongi see teema, et kas Tiit Madisson äkki panigi liiga toorelt, vaata, ta ütles kõik nimed välja ladus, et Sündikaadis on on varjunimed ja meedia saab seda nagu ekseldada, sest ei ole. Rahvusvahelise õiguse koha pealt on meil olukord väga kehva, et me oleme ise ka seda sama asja näitena, igapäevaselt tuvastama, et seal on veel ju ÜRO hartades on ju ettevaatusprintsiip näitena olemas, mis tähendab seda, et sa ei võta kasutusele neid tehnoloogiaid, mis ja ütleme, et ka mehhanisme või nii edasi ja sotsiokultuurilisi mingisuguseid majandusvõtteid, mis seavad ohtu ühiskonna või elu, ja looduskeskkonna säilimise. Nii et need on ettevaatusprintsiibiga keelatud. Meil pannakse tuulikud üles, eks ole, keegi tegelikult ei teagi seda ettevaatusprintsiibi rakendamist ja mina pole ka, ütleme, et kui me oleks teadmiste põhine riik, siis me võiksime siiski nagu teadmist või vähemalt selle ettevaatusprintsiibist ju lähtuda, et sa ei võta nagu seda revolvrit nagu välja ja endale kuuli pähe ei lase. Et siin näitena, mismoodi see nendest tuulikutest läbi käib, on see, et tegelikult ju kuidas see infraheli näitena bakterioloogilisele keskkonnale mõjub, keegi ei tea, uuringut tegemata, eks ole, et ennem võiks nagu uurida. Teine on tegelikult kolonialismi tõkestamise seadus. Ja kolonialismi tõkestamise seadus ja kolonialismi tõkestamise seadus vist riikide iseseisvuse andmise kohta. No selle seadusega me oleme jõudnud nii kaugele, et kui ma toksid näitena selle sisse, siis Eesti otsingumootorid ei anna seda isegi välja. Meil on selline tsensuur juba väljastpoolt riiki kasutusele võetud, et meie, ütleme, et aborigeenid siin Eestis ei ole võimelised või ei tohigi sellistele seadustele enam ligi lasta. Ja see ei ole nali. Sest kui ma panin selle vene keeles ja inglise keeles sisse, siis see toob ilusti selle asja välja. Orjatöö tõkestamise konventsioon, täpselt samamoodi rakendamata, nii et siin on neid tööriistasid rahvusvahelise õiguse tasandil veel ja veel. Raivo ja Einari juttudest kokkuvõttes ma tahaksin ikkagi tänada Eesti Vabariigi totalitaarse režiimi juhte, tipp-poliitikuid, kes on viinud meid sinnani, et me oma passiivsuses ja laiskuses oleme nüüd jõudnud sundseisu, kus me peame omavahel hakkama koostööd tegema. Ja see on tänu Kaja Kallasele, Kristen Michalile. Nemad on viinud meid sinna seisu, kus me oleme aktiveerunud. Ja ma tahaksin üles kutsuda inimesi, et natukene mõelda kaasa. Meil ei ole mitte kellegi vastu mitte midagi. Me oleme kõigi poolt, me oleme totalitaarse, autoritaarse süsteemi suured austajad ja tahaksime, et kõik inimesed kõva häälega tuleksid ja oma arvamust avaldaksid selles küsimuses. Just sellepärast arvamust, mitte teadmist, mitte fakte. Et meil on teaduspõhine ühiskond loodud, meie valitsus on teaduspõhine, teaduspõhised lähteandmed kogutakse mitte faktide hulgast, vaid poliitiliste arvamuste hulgast.
ja see on väga tore. Aga meie uhuu-teadlastena võiksime omavahel ühineda ja võtta vastu enda teekonnas otsuseid faktipõhistest ahelatest ja mustritest. Ja võrdleme siis seda meie valitsuse arvamuspõhisest teadusel tulevate faktide põhisel teadusel. Vaatame, millised on erinevused. Ja nüüd tahaksin siis rahva üles kutsuda, et see, et me siin kuskil telefoni ääres põõsal omavahel vestlusi peame, ei olegi nii tõhus vahend selleks, et me oma valitsust saaksime toetada. On mõistlik arvestada sellega, et 17-21 juuni 17, siis 2 päeva varem peavad inimesed kohanema, et 19. kohale jõuda. Võiksime minna ja vaadata, kuidas moodi meil on võimalik Saaremaa 1 millimeeter sügavamale merre ära uputada. Ja siis on see otsustamise festival, kus me proovime nende inimestega lõkketule ääres või ükskõik kuidas moodi põõsal juba otse ilma interneti vahenduseta kokku saada, kellel on midagi öelda valitsuse kiituseks, et me saaksime toetada oma autoriteete